tere kõigile! Tänases videos vaatame 5 printsessi elusid, kelle lood olid kõike muud kui muinasjutud. Alates sunnitud abieludest ja laste kaotusest kuni haiguste ja üksinduseni, need naised talusid viletsust, kohustusi ja meeleheidet viisil, mida ajalugu harva esile toob. Niisiis, avastame kuninglike isikute kõige süngeimad saatused, millest sa kunagi kuulnud pole. Esimese loo puhul alustame 19. sajandi Belgiast. Printsess Stefani Clotilde sündis 21. mail 1864 Laheni palees Brüsseli eeslinnas Belgias. Tema isa oli prints Leopold, Belgia troonipärija ja kuningas Leopold I poeg, kes oli Belgia esimene valitseja pärast selle iseseisvumist 1831 aastal. Vaid 1,5 aastat pärast tema sündi suri tema vanaisa ja tema isast sai kuningas Leopold II. Maailma silmis austati teda kui võimsat riigimeest, kes muutis Belgia tähtsaks ülemaailmsel areenil hoolimata selle väiksusest. Ta täitis riigi uhkete paleede ja majesteetlike avalike hoonetega, kinnistades oma mainet kui visionäärist valitseja. Kuid tema valitsemise särava fassaadi taga varitses pimedus. Täna seostatakse Leopold II pärandit õudustega. Ta muutis Kongo oma isiklikuks lääniks, valitses seda raudse käega ja kasutas selle rahvast kasumi teenimiseks ära. Tema valitsemise ajal orjastati miljonid kongolased kummiistandustes, kannatades arvukate julmuste all. Tragikaliselt viisid need tingimused koos haiguste ja näljahädaga kongolaste rahvaarvu järsu vähenemiseni. Nii et Stefani perekonna rikkus saadi osaliselt Kongost pärit verise raha arvelt. Stefani ema oli Marie Henriette Austriast, kes kuulus Austria Habsburgide kuninglikku suguvõssa riiki, mis valitses Belgiat suurema osa 18. sajandist. Tema ja Leopoldil oli 4 last. Nende esimene tütar Louise sündis 1858 aastal. Sellele järgnes nende ainus poeg Leopold 1859 aastal. Peaaegu 5 aastat hiljem sündis Stefania ja 8 aastat pärast seda sündis nende noorim tütar Clementine. Hoolimata kõigist neist lastest ei olnud Belgia kuningliku perekonna kodune elu kaugeltki õnnelik. Nende vanemate abielu oli olnud puhtalt poliitiline kokkulepe ning neil olid täiesti erinevad huvid ja iseloomud. Aja jooksul pinged kasvasid ning kuninganna Marie Henriette eemaldas oma abikaasast üha enam, veetes suure osa 18. sajandi 70. aastatest temast lahus. See suurendas kuningliku elu rangeid piiranguid ning järgmistel aastatel pidi Stefani sattuma palju tumedamasse maailma, kui ta eales oleks osanud ette kujutada. Stefani varajasi aastaid tähistas tragöödia. 1869 aasta jaanuaris purunes Stefani maailm, kui tema vend, troonipärija, suri, 5 kuningliku perekonna leinasse. Kuigi Stefani oli vaid 4,5 aastane, jättis see tragöödia temasse sügava jälje ning tähistas tema vanemate abielu allakäigu algust. Seejärel, 1871 aastal tabas neid taas õnnetus. Euroopa võitles endiselt surmavate haiguste lainetega, tüüfus, rõuged ja kardetud sinine surm, mis oli koolera hüüdnimi. Ja ei läinud kaua, kuni puhang levis läbi Brüsseli. Stefania, kes polnud veel 7-negi, haigestus raskelt tüüfusse. Nädalate kaupa kõikus ta elu ja surma piiril, olles teaduseta, palavikus ja valudes. Tema perekond kartis halvimat, kuid kõigi ootuste vastaselt jäi ta ellu. 3 aastat hiljem algas Stefani range haridustee. Talle õpetati mitmesuguseid aineid kõrgel tasemel ning ta oli mitmekeelne, kuid teda ei hellitatud ning teda ja tema õdesid õpetasid ranged distsiplineerijad. Alates 1875. aastast oli Stefani sageli õukonnas kõrgema staatusega kuningliku pere naisliige. Tema vanemõde Louise oli abiellunud ja Brüsselist lahkunud, samal ajal kui tema ema oli sageli pealinnast eemal. Siis, 1878 aasta talvel, sai tema saatus otsustatud. Vaevu teismeline olles tutvustati teda Austria kroonprintsi Rudolfiga, keiser Franz Josefi ainsa poja ja suure Austria-Ungari impeeriumi troonipärijaga. Rudolf oli 20-aastane samal ajal, kui Stefania oli vaid 14, kuid nende kohtumine polnud juhuslik. See oli juba ette määratud liit.
Kulisside taga käisid läbirääkimised täie hooga. Austriaalased pidasid Stefaniat sobivaks pruudiks, kes võiks tagada troonipäriluse, sünnitades meesjärglasi. Surve oli tohutu ja pärast pikki arutelusid pandi abielu paika. 10. mail 1881, vaid mõned päevad enne oma 17. sünnipäeva, abiellusid Stefania ja Rudolf Viinis suurejoonelises tseremoonias. Kuid kuningliku säravarjus kogunesid nende liidu kohale juba tumedad pilved. Abieluelu polnud Stefani jaoks sugugi muinasjutt. Seal polnud suurt armastust ega sügavat kiindumust, oli vaid kohusetunne. Alguses oli nende suhe viisakas, isegi mõnevõrra õnnelik, kuid peagi hakkasid ilmnema mõrad. Rudolfil oli heitlik iseloom ja Stefania tundis end palees lõksus, pidevalt jälgituna ja vähese vabadusega. Vaatamata pingetele sündis abielust tütar nimega Elisabeth Marie, kes sündis 1883 aasta septembris. Kuid rõõmu asemel võttis Rudolf uudise vastu vaevu varjatud pettumusega. Ta oli ju tahtnud impeeriumile poega. Temast sai nende ainus laps ja Stefani ainus järeltulija. 1880. aastate keskpaigaks oli ta viljatu. Põhjus? Tema enda abikaasa. Rudolf ei olnud mitte ainult alkohoolik, vaid ka paadunud naistemees, kes pidas Viinis suhteid paljude naistega. Ta nakatus mitmetesse sugulisel teel levivatesse haigustesse ning enamik ajaloolasi nõustub, et ta andis nii süüfilise kui ka konorröö edasi Stefanile, jättes ta vaid 22-aastaselt lastetuks. Alguses pidasid arstid põhjuseks peritoniiti. Rudolf oli oma haigust varjanud ja kui Stefani lõpuks tõde teada sai, oli juba liiga hilja. Reetmise ja alanduse tõttu täitis teda kibestumus. Ta keeldus jagamast abikaasaga voodit, kui mees koidikul koju komberdas, lõhnates alkoholi ja teiste naiste järele. Samal ajal vajus Rudolf oma enda viletsusesse uppudes üha sügavamale pahelisusse. 1880. lõpuks oli õukonnas üldteada, et Stefania ei saa kunagi enam last. Rudolfi armusuhted jätkusid justkui poleks midagi muutunud ja halvim oli alles ees. Rudolfi paljude armukeste seast tõusis üks eriti esile. See oli parunes Mary Vitsira. 1888. Aastal olles vaid 17-aastane astus ta suhtesse 30-aastase kroonprintsiga. Sellel ajal muutus Rudolfi käitumine veelgi ettearvamatumaks, võimalik, et tema süveneva süüfilise tõttu. Tema ja Vitsira hakkasid veetma suurema osa ajast Meilingis, eraldatud jahilossis Viini lähedal, mille Rudolf oli ostnud ja muutnud keiserlikust õukonnast eraldatud pelgupaigaks. 30. jaanuaril 1889 sai Stefani šokeerivaid uudiseid. Sellel hommikul leiti tema abikaasa, kroonprints Rudolf ja Mary Vitsira Meilingis surnuna. Meilingi juhtum, nagu seda on hakatud kutsuma, viis uurimiseni ning kuulujutud vandenõust, mõrvast ja isegi poliitilistest intriigidest levisid aastaid. Kuid lõpuks oli tõde sünge. Rudolf tulistas oma armukest ja võttis seejärel endalt elu. Nii sai Stefanist vaid 24-aastaselt lesk ja tal ei olnud enam võimalik lapsi saada. Huvitaval kombel avaldas Rudolf talle jäetud kirjas mõningast kiindumust, kuigi pole kahtlustki, et tema mõju Stefani elule oli mitmel moel kohutav. Pärast Rudolfi surma lootis Stefani naasta koju Belgiasse, kuid oli üks probleem, tema tütar. Elisabeth Marie oli endiselt Habsburgide printsess ja keiserlik õukond keeldus lubamast tal Viinist lahkuda. Stefani, nüüd lesestunud kroonprintsess, oli lõksus linnas, kus teda ei soovitud. Tema äi ja ämm pöörasid talle selja ning pidasid tema kohalolekut valusaks meenutuseks sellest, mis juhtus Rudolfiga. Sellel üksildasel ajal leidis ta lohutust romansis krahv Artur Podotskiga, Poola aadlimehega, kes oli tema kõrval ka kõige raskematel päevadel. Aga saatus tabas teda taas. Podotski, kes polnud veel 40, põdes kõrivähki.
Ebaõnnestunud operatsioon jättis ta kõnevõimetuks ja 1890. aasta märtsiks oli ta surnud. Stefania, kes leinas endiselt Rudolfi vägivaldset lõppu, langes taas leinasse. Et oma kurbustest pääseda, reisis ta palju, rännates läbi Vahemere, Malta, Tuneesia, Sitsiilia, Korfu ja kaugemalegi, otsides meelehajutust, leevendust või ehk uut algust. Endiselt noor ja võimeline uuesti abielluma oli kuningas Leopold II suured plaanid. Ta soovis, et Stefani abieluks Austria-Ungari impeeriumi uue troonipärija ertshertsog Franz Ferdinandiga. Aga see abielu ei teostunud kunagi. Selle asemel armus Stefani 1890. lõpuks Ungari aadliku krahv Heleme Lunioisse. See polnud poliitiline liit, vaid armastusabielu ja Elemir pöördus isegi katoliiklusse, lootes võita kuningas Leopoldi heakskiidu. See ei toiminud. Tuliselt kirjutatud kirjas keeldus tema isa kategooriliselt abielu heaks kiitmast. Ta ei lubanud oma tütrel abielluda endast madalama seisusega mehega. Sellest hoolimata trotsis Stefani oma isa ning abiellus 22. märtsil 1900 Miramare lossis Trieste lähedal Elemiriga, kaotades sellega oma keisarlikud tiitlid. Nendel aastatel tekkisid pidevalt uued perekonnatülid. Tagasi Belgias vananes Stefani isa ning kuna tal ei olnud ellu jäänud otsest meesjärglast, hakati kavandama, et tema vennapoeg, prints Albert, saab kuningas Albert esimgeks. Leopold oli juba ammu oma tütardele pahane, et nad abiellusid endast madalama seisusega meestega ning oli neist peaaegu täielikult lahti öelnud. Tema kibestumus oli nii sügav, et ta keelas Stefanil 1902. aastal oma ema matustel osalemise ning keeldus teda enne oma surma nägemast. Pärast Leopoldo surma 1909. aastal ootasid tema tütred, et nad pärivad osa tema tohutust varandusest. Selle asemel avastasid nad midagi üsna šokeerivat. Ta jättis suurema osa oma varandusest Caroline Lacroix'le, oma palju nooremale armukesele, kellega ta oli salaja abiellunud vaid 5 päeva enne oma surma. Reevunult alustasid Stefani ja tema õed ägedat kohtulahingut, mis kestis 5 aastat. Lõpuks suutis Stefani saavutada kokkuleppe, mille kohaselt sai ta 5 miljonit franki. 1914. Aasta suvel riigivisiidil Sarajevosse mõrvati Austria-Ungari impeeriumi troonipärija ertshertsog Franz Ferdinand, mees, kellega Stefani isa kunagi lootis, et ta abiellub, Serbia rahvuslase Gavrilo Principi poolt. Tema surm vallandas kriisi, mis paisus kiiresti esimeseks maailmasõjaks. Vaid mõned nädalad hiljem tungis Saksamaa Belgiasse, hoolimata selle neutraalsusest ning Stefani kodumaa jäi järgmiseks 4 aastaks Saksa okupatsiooni alla. Kuna Austria-Ungari oli sõjas Saksamaa liitlane, sattus Stefani ebamugavasse olukorda, elades impeeriumis, mis aitas tema kodumaad okupeerida. Pealegi oli ta veendunud, et keiser Franz Josef oli mingil moel seotud oma troonipärija Franz Ferdinandi mõrvaga. Õnneks olid tema ja Elimir selleks ajaks Viinist kauged. 1906. aastal asusid nad elama Rusoltseni mõisa, mis asub tänapäeva Slovakkias ja oli üks väheseid kohti, mida sõda ei puudutanud. Seal pühendus Stefania heategevusele, leides eesmärgi maailmas, mis tema ümber lagunes. Kui kaiser Franz Josef 1916. aastal suri, naasid Stefania ja Elme Viini nii tema matustele kui ka uue valitseja kroonimistseremooniatele. Vaid 2 kuud hiljem anti Elimirile Ungari aadli seas printsitiitel. Aga nende maailm varises peagi kokku. 1918. aasta oktoobris kaotas Austria-Ungari sõja ja lagunes eraldi riikideks. Kui enamik Habsburgide kuninglikest pereliikmetest saadeti pagendusse, siis Stefani ja Elemir pääsesid pagendusest. Nad jäid Ruutsase mõisasse, kuigi reisisid endiselt sageli ja nende abielu oli õnnelik. Stefani ja Elemir elasid pärast esimest maailmasõda vaikset elu. Selleks ajaks oli ta juba vanaema, sest tema tütar oli 20. sajandi alguses mitu last sünnitanud. Siiski muutus Stefani ja tema tütre suhe 1920 aastate alguses pingeliseks. See oli tingitud Elisabeth Marie isiklikust elust ja tema poliitilistest vaadetest.
Ta oli sotsialist ja sai Austrias tuntuks kui punane erzherzoginna. Pärast viimast tülitsemist 1924 aastal näisid Stefani ja tema tütar Elizabeth Marie olevat sidemed täielikult katkestanud ega rääkinud enam kunagi omavahel. Nendel aastatel kirjutas Stefani oma mälestused, mis avaldati 1935 aastal ja inglise keeles 1937 aastal pealkirjaga I was to be empress. Siiski ei olnud see täielik autobiograafia, kuna ta mainis vaevu poolt sajandit, mis järgnes Rudolfi surmale. Selle asemel oli raamat jagatud 4 osaks, millest viimane kandis pealkirja Tragic Mailing. Oli selge, et tema lugu, vähemalt see, mille ta otsustas rääkida, lõppes 1889 aastal. Võib-olla tema kirjastajad teadsid, et see oli versioon, mida lugejad soovisid, või ehk ei tahtnud ta lihtsalt pärast seda saatuslikku päeva oma eraelu üksikasju jagada. 1939. Aasta septembris puhkes teine maailmasõda. Stefania ja tema abikaasa ei elanud rindele lähedal ning naaberriigid pääsesid lahingute kõige hullemast. Kuid sõja lõpupoole hakkasid abielupaari muretsema natside plaanid muuta Ruutso välihaiglaks, kui Nõukogude Punaarmee tungis Kesk-Euroopasse. Kui venelased 1945 aasta hiliskevadel sinna jõudsid, otsisid Stefania ja Eleme varju Panenhalma peakloostris. Ta suri seal 23. augustil 1945, olles 81 aastane. Ta oli aasta varem oma tütre pärandusest ilma jätnud ja Elizabeth Marie ei osalenud Stefania matustel. Ta maeti peaapteek kloostri krüpti ja Eleme, kes suri vähem kui aasta hiljem, maeti tema kõrvale. Järgmisena rändame tagasi 17. sajandi Hispaaniasse, kus õrn noor printsess sunniti abielluma oma onuga ja pidi selle tagajärgi kandma. Infanta Margarita Teresa ehk inglise keeles Margaret Teresa sündis Madridi kuninglikus Alcazari palees 12. juulil 1651. Tema isa oli kuningas Felipe IV. Ta oli olnud Hispaania valitseja alates 1621 aastast pärast troonile tõusmist vaid 15-aastaselt. Felipe oli tuntud kui Rei Planeta, mis tähendab planeedi kuningat. See oli sellepärast, et Hispaania impeerium ulatus selleks ajaks üle kogu maailma, hõlmates suurema osa Kesk- ja Lõuna-Ameerikast, Kariibi mere suuremad saared, Filipiinid ja Aasia ning mõned väikesed alad Lääne-Aafrika rannikul. Margarete ema oli Mariana ehk Maria Anna Austriast, Ferdinand Kelmana, Austria hertsogi ja Püha Rooma keisri tütar. Mõlemad tema vanemad olid sündinud võimsasse Habsburgide dünastiasse, mis tõusis keskajal Šveitsi ja Austria karmidest piirialadest. Aastate möödudes hakkasid Habsburgid vallutama suure osa Euroopast, kuid sugugi mitte peamiselt veriste sõdade kaudu. Nad olid omandanud kunsti kasutada abielu võimuvahendina, luues liite, mis võimaldasid neil haarata tohutuid impeeriume. 15. sajandi lõpuks pärisid nad Hispaania trooni, saades Euroopa kõige peatamatumaks jõuks, perekonnaks, kelle võimul polnud piire. Habsburgid polnud tuntud ainult oma tohutu impeeriumi poolest. Nad olid kurikuulsad oma ohtliku sissearretuse kinnisidee poolest. Põlvkond põlvkonna järel abiellusid nad oma enda suguvõsas, sõlmides liite oma enda tervise arvelt. See vildakas traditsioon viis laastavate geneetiliste tagajärgedeni, mis nõrgestas nende dünastiat seestpoolt. Margaret Teresa vanemad polnud lihtsalt kaugemad sugulased. Nad olid palju lähedasemad, kui keegi kunagi olema peaks. Tema isa oli perekonna Hispaania harust, ema aga Austria harust. Aga nende side oli palju sügavam, sest kuningliku sisasigimise šokeerivas näites olid nad onu ja õe tütar. Margarete vanemate häirivalt lähedane vereside tuli oma hinnaga. Nende 5 lapsest 3 surid imikueas. Ainult 2 jäid ellu. Margarete ja tema noorem vend Carlos, keda inglise keeles tuntakse kui Charlesit. Aga ellujäämine ei tähendanud pääsemist. Charles oli elav tõestus sugulaste vahelise abielu õudustele. 20. eluaastates oli Charles enneaegselt vananenud, kiilanev ja teda vaevas groteskselt deformeerunud lõualuu. Tema vaim näis närbuvat sama kiiresti kui keha, ilmnesid varajase dementsuse tunnused.
Hiljem hakati teda kaasaegsete seas kutsuma nõiatuks, kuna paljud uskusid, et tema füüsilised ja vaimsed probleemid olid nõiduse tagajärg. Tegelikult oli Margareti ja Karli sugulus aretuskoefitsient groteskselt kõrge. Mõned hinnangud viitavad, et nende sugulusaretuse määr oli sama kõrge kui õdede-vendade lastel. Tänapäevani vaidlevad ajaloolased selle üle, kas Karli seisund oli puhtalt geneetiline, sajandite pikkuse kontrollimatu sugulaste vahelise abiellumise traagiline tagajärg või midagi muud. Margaretil võis rohkem vedada, kuid ta polnud selles siiski täiesti puutumata. Kuigi ta oli oma vennast palju tervem, kandis ta Habsburgide needust omal moel, nagu me näeme. Margaret kasvas üles kuningliku Alcazari palee hiilguses, luksuslikus maailmas, kus iga tema soovi täitis teenijate ja sulaste armee. Näiteks nautis infanta sageli maiustusi ja šokolaadi, mida ta pidi õukonna arstide eest varjama. Kuid selle luksuse all peitus Madriidi õukonna lämmatav piiratus, kus iga liigutust, iga sõna ja iga pilku dikteeris vankumatu kuninglik etikett. Võimsa Habsburgide dünastia printsessina sai ta parima hariduse, mida raha ja võim võimandasid. Talle õpetati mitmeid keeli. Ta õppis saksa keelt, et paremini suhelda oma Austria haru Habsburgidest nõbudega ning omandas ka ladina keelt, mis oli teaduse ja Rooma katoliku kiriku püha keel. Kuid ükski haridus ei saanud teda ette valmistada saatuseks, mis teda ees ootas. Kui Margareta vanemaks sai, ei saanud ta enam eirata silmatorkavat vanusevahet oma vanemate vahel. Tema isa oli peaaegu 30 aastat vanem kui tema ema. Aga kui see detail teda häiris, ei näidanud ta seda kunagi välja. Vanusevahedest hoolimata jumandasid tema vanemad teda. Ta oli nende hinnaline kalliskivi, ainus tõeliselt terve laps, kelle nende liit oli ilmale toonud ja nad jagasid talle oma kiindumust. Oma õrnade näojoonte ja elava vaimuga võlus Margareta kõiki enda ümber. Ta oli nende väike ingel, hüüdnimi, mida nii pere kui sõbrad armastusega sosistasid. Võib-olla just sellepärast tellisid tema vanemad ühe Euroopa suurima maalikunstniku, et jäädvustada teda vapustaval portreel kõigest 5-aastasena. Portree, millest sai üks ajaloo kuulsamaid maale. Velázquezi maal oli kunagi tuntud nime all La Familia, perekond. Täna nimetatakse seda Las Meninas, mis tähendab õuedaame. See on sobivam pealkiri, kuna maalil on kujutatud Margaretat, keda teenindavad mitmed teenijad, kes kohendavad tema kleiti. Paljude maalil kujutatud tegelaste seas paistab silma veel üks, Marie Barbola, õukondane, kellel oli kääbuskasv. Ajastul, mil tema seisundiga inimesi alandati sageli vaid aadli meelelahutuseks, tegi Velázquez midagi radikaalset. Selle asemel, et kujutada teda lihtsalt naljana, andis ta talle sügavuse, väärikuse ja läbitungiva pilgu, mis viitab keerukale sisemaailmale. Isegi Velázquez ise on selles meistriteoses näha vaikse vaatlejana Hispaania õukonna külluslikus, kuid jäigas maailmas. Teisi inimesi on näha maalidel ja peeglites teoses Las Meninas, sealhulgas Margareti vanemaid. Ja see polnud ka ainus kuulus maal Margaretist. Velázquez maalis printsessist tema nooruses koguni 5 portreed, jäädvustades tema ilu ja kuningliku elegantsi. Tegelikult oli ta üks enim maalitud noori kogu varauusaegses Euroopas, kujundades oma võimu ja prestiisi kuvandit, kuigi see oli vastuolus kurva saatusega, mis teda ees ootas. Tänapäeva inimestele võib see tunduda raske mõista, kuid ajaks, mil Las Meninas maaliti, 1656 aastal, kui Margarita oli vaid 5-aastane, käis Hispaania õukonnas juba elav arutelu selle üle, kellega ta abiellub. Kuningliku poliitika halastamatus. Maailmas ei olnud abielu kunagi seotud armastusega, vaid võimuga. Tunded ja isiklikud soovid ei tähendanud midagi, kui kaalul olid dünastiad. Hispaania kuninga tütrena polnud Margareta lihtsalt printsess, vaid kõrgete panustega malend Euroopa diplomaatia halastamatus mängus. Tema tulevik otsustati juba ammu enne, kui ta sellest ise aru sai. Näiteks ühel hetkel tehti ettepanek, et ta võiks abielluda Inglise kuningliku perekonna Charles Stuartiga. Ta taastati Inglismaa troonil kui Inglismaa, Šotimaa ja Iirimaa kuningas Charles II aastal 1660,
pärast seda, kui Inglismaa oli 1650-ndatel lühikest aega katsetanud vabariigina olemist. Sellist abielu oleks kasutatud ebatõenäolise liidu loomiseks inglastega ajal, mil Prantsusmaa ja Hispaania olid kibedad rivaalid Lääne-Euroopa ülemvõimu pärast. Lõpuks abielus Charles hoopis portugallanna Catarina Braganzaga aastal 1662. Läbirääkimiste kokkuvarisemine Margareti abiellumiseks Charles Stuartiga oli peamiselt tingitud kuningas Felipe vastuseisust. Selle asemel uskus ta, et tema tütar peaks abielluma Habsburgide perekonna Austria haruliikmega. Tundus, et ta ei tundnud mingit muret selle pärast, et see abielu süvendab sugulusaretust. Lõppude lõpuks oli see lihtsalt viis, kuidas Habsburgid hoidsid võimu enda käes. Mis puudutab Margaretat, siis tal polnud oma saatuse üle mingit sõnaõigust. Kui Madrid ja Viin alustasid läbirääkimisi, ei olnud Margareta tõenäoliselt teadliki sellest, milliseid šokeerivaid tagajärgi see liit endaga kaasa toob. Ta oli alles 11-aastane, kui kuninglikus õukonnas teatati, et temast saab Habsburgide dünastia Leopoldi abikaasa. Nagu tema ema enne teda, oli ka Margareta nüüd määratud jätkama Habsburgide sugulaste vaheliste abielude traditsiooni ning pidi abielluma väga lähedase sugulasega. Mehega, kes oli ühtaegu tema onu ja tema esimene nõbu. Leopold oli tema ema noorem vend ning oli 1650. aastate lõpus järjestikku saanud Austria ertshertsogiks, Ungari, Horvaatia ja Böömi kuningaks ning Saksa-Rooma keisriks. Isegi varauusaegses Euroopas olid teatud standardid selle kohta, millal laps oli piisavalt vana abiellumiseks. Margareta kihlus oma onuga 1663 aasta alguses, kuid teda peeti tol ajal abiellumiseks liiga nooreks. Selle asemel asus Margareta teele Madridist Viini alles 1666 aasta aprillis, kui ta oli lähenemas oma 15. sünnipäevale. Järgnes 6-kuuline reis ning Hispaania kuninglik saatjaskond jõudis Viini alles 1666 aasta detsembris. Pulmatseremoonia toimus mõned päevad hiljem, 12. detsembril. See oli suurejooneline sündmus, millest võtsid osa paljud Euroopa mõjukaimad kuninglikud isikud ja kõrged külalised ning kulusid ei säästetud. Ja suurejoonelisus ei piirdunud sellega. Pidustused kestsid kogu 1667 aasta vältel. Kuid hiilgus ja varjus oli juba hargnemas tume saatus. Elu Viinis oli Margarita jaoks omapärane ja mõnikord raske. Alustuseks oli tal ja tema uuel abikaasal kummaline abielu. See võib tänapäeva inimestele üllatusena tulla, kui nad ei püüdnud oma lähedast veresugulust varjata. Ta kutsus teda tegelikult onuks. Vaatamata sellele ebatraditsioonilisele olukorrale said nad omavahel hästi läbi. Niile meeldisid mõned samad tegevused nagu kunst ja muusika ning Leopold tegi kõik endast oleneva, et Margaret tunneks end uues keskkonnas mugavalt. Samuti oli tavaline, et kuninglikud isikud nagu Margaret, kui nad lahkusid oma kodumaalt, et abielluda välismaa valitseja või printsiga, võtsid kaasa ka oma endist majapidamispersonali. Nii et tema ümber Viini õukonnas olid mõned tuttavad näod, kui ta oma uue eluga harjus. Võib-olla olid seal isegi mõned inimesed, kes olid olnud Madridis, kui Velázquez maalis aastaid varem Las Meninase. Sellest hoolimata tundis Margarete endiselt suurt koduigatsust, hoides kinni oma Hispaania juurtest ja tehes vähe, et oma saksa keelt parandada. Asja möödudes hakkas tema kunagine õrn ilu tuhmuma. Ta jume muutus kahvatumaks, näojooned väsinumaks ja iseloomulik Habsburgide lõug tuli üha enam esile. Abielul oli ka teisi probleeme. Margareta jäi Viini saabudes peaaegu kohe rasedaks ja sünnitas 1667 aasta septembris poja, kelle nimeks pandi Ferdinand. Kuid ta elas vaid 3,5 kuud ning suri 1668 aasta jaanuaris. Nende õnn näis pöörduvat järgmise lapse sünniga. Tütar Maria Antonia sündis 1669 aasta jaanuaris. Temast sai ainus Margarete lastest, kes ellu jäi. 2 teisel nii hästi ei läinud. Poeg Jaan Leopold sündis 20. veebruaril 1670, kuid suri traagiliselt mõne tunni jooksul. Teine tütar Maria Anna elas vaid 2 nädalat ja suri 1672 aasta veebruaris.
ja see laasta muster oli märk tulevastest sündmustest. Margareete keerulised rasedused olid osaliselt tingitud tema enda terviseprobleemidest. Kuigi ta oli lapsena palju tervem kui tema vend, tekkisid tal siiski mitmed terviseprobleemid aastatel enne Viini saabumist ja ka pärast seda. Kui ta 1666 aasta lõpus Austria pealinna saabus, hakkasid inimesed seal kiiresti tema sagedaste haiguste üle arutama. Mõnda aega pidasid paljud vaatlejad seda raseduse pideva koormuse tagajärjeks. Vaid 6 aasta jooksul elas ta üle 6 rasedust, sealhulgas 4 elussündi ja 2 raseduse katkemist, millest igaüks jättis ta nõrgemaks ja masendunumaks kui varem. Kuid aja möödudes sai selgeks, et mängus oli midagi palju kurjemat. Margaret oli sageli sunnitud voodis olema, isegi siis, kui ta ei olnud rase. Arstid diagnoosisid tal suurenenud kilpnäärme, kuid 17. sajandil ravi ei olnud ning tema seisund ainult halvenes. Margareti jaoks hakkasid asjad tõeliselt allamäge minema 1673 aasta varakevadel. Tal oli 3 nädalat kestnud kõhuvalu hoog. Siis tekkis tal palavik. On olemas dokumendid, mille kirjutasid sel ajal Viini õukonnas viibinud välissaadikud, mis näitavad, et paljud olid tõsiselt mures, et ta võib surra. Märtsi alguseks oli tal hingamisraskusi ning 10. märtsil kutsuti kohale pihiisa, et kuulata tema viimast pihti ja anda talle sakramenti. Vaid 2 päeva hiljem, 12. märtsil, suri Margareeta kõigest 21 aastaselt. Lahkamine paljastas südantlõhestava tõe. Surma hetkel kandis ta veel 1 poisslast. Tema traagiliselt lühikeseks jäänud elu leidis oma lõpu Viini keiserlikus krüptis, kuhu ta maeti. Erzherzoginna ja Saksa-Rooma keisrina surm tõi Austria õukonnas kaasa pika leinaperioodi. Matusetalitused kestsid nädalaid, ulatudes aprillikuusse. Leopold oli oma naise enneaegse surma tõttu laastatud. Siiski ei takistanud seda aasta lõpuks uuesti abiellumast. Tema uus naine oli erzherzoginna Claudia Felicitas Austriast, Habsburgide Tirooli haruliige. Aga Leopoldi jaoks polnud see abielu armastusest, vaid ellujäämisest. Dünastiline mänd pidi jätkuma ja uusi järeltulijaid oli hädasti vaja, eelistatud meessoost, et kindlustada Habsburgide valitsuse püsimine. Pärast Margareete surma läksid tema õigused Hispaania troonile üle tema ainsale ellu jäänud tütrele Maria Antoniale. Kui Maria Antonia ise suri 1692 aastal, päris tema õigused tema ainus ellu jäänud poeg, Baieri prints Joosef Ferdinand. Siiski, Joseph Ferdinandi enneaegne surm. 1699 aastal koos kuningas Carlos II suutmatusega järeltulijat saada põhjustas troonipärimiskriisi. See paiskas Hispaania ja kogu Euroopa jõhkra sõjakeerisesse, mis kestis peaaegu 15 aastat. Kriis, mida oleks ehk saanud vältida, kui Habsburgid poleks oma sugulusabielude tõttu end seestpoolt hävitanud. Jääme ka järgmise loo puhul 17. sajandisse, et rääkida printsessist, kes vihkas oma elu pärast kuningannaks saamist. Maria Teresa Hispaaniast sündis 10. septembril 1638 Escoriali palees Madridi lähedal. Tema isa oli Felipe IV, Hispaania kuningas alates 1621 aastast ja tolle aja suurima koloniaalimpeeriumi valitseja, mille valdused ulatusid põhjas Mehhikost kuni lõunas Tšiili ja Argentiinani. Tema ema oli Elisabeth Prantsusmaalt, Prantsusmaa kuninga Henri Naljade tütar ja kuningas Louis XIII õde, kes oli Prantsusmaa valitseja Maria Teresa sünniajal. Maria Teresa vanematel oli palju lapsi, kuid traagiliselt surid peaaegu kõik neist juba imikueas. Ainult üks tema 4 õest vennast, Baltasar Carlos, elas üle imikuea, kuid ka tema lahkus siit ilmast liiga vara. 1644 aastal. Kui Maria Teresa oli vaid 6-aastane, suri tema ema Elisabeth tüsistuste tõttu pärast järjekordset raseduse katkemist. Siis, 2 aastat hiljem, suri ka tema vanem vend, olles vaid 16-aastane. See kaotus jättis noore infanta südamesse sügava tühimiku
ning pärast venna surma sai temast ootamatult Hispaania troonipärija. Pärast ema ja venna surma lähenes noor infanta oma isale, kes hoolitses selle eest, et ta saaks range katoliikliku vastureformatsiooni hariduse. Väljapaistvate õpetlaste juhendamisel õppis ta ladina keelt ja teisi aineid, samal ajal kui isa isiklikult tutvustas talle poliitikat ja ajalugu. Kuid tema kasvatusest ei puudunud ka soojus. Teda ümbritsesid lemmikloomad, lõbustajad ja Hispaania õukonna hiilgus. See õukond, üks maailma suurejoonelisemaid, oli rikastatud Ameerikas saadud rikkustega ja kaunistatud kultuuritegelastega nagu maalikunstnik Diego Velázquez, pakkudes Maria Theresiale erakordset kasvukeskkonda. Ometi mõistis Felipe, et ükskõik kui hästi haritud tütar oleks ainupärijana võinud esile kutsuda rahutusi ja ohustada monarhia stabiilsust. Seetõttu abiellus ta 1649 aastal uuesti, seekord oma enda õetütre 14-aastase Austria Marianaga. Ta sünnitas 2 poega, kellest üks, Carlos, sündinud 1661 aastal, elas täiskasvanuks. See poolvend asendas Maria Theresat nende isa otsese pärijana ja sai 1665 aastal kuningas Carlos II. Et mõista, kuidas infanta Maria Theresa elu kulges, peame mõistma Hispaania ja Prantsusmaa kohutavat diplomaatilist suhet varauusajal. Nii Prantsusmaa kui ka Hispaania hakkasid ühtsete kuningriikidena kujunema alles 15. sajandil. Enne seda oli Hispaania jagatud kuningriikideks nagu Castilla, Leon ja Aragon, samal ajal kui Prantsusmaa väljus feodaalsest killustatusest ja 100-aastasest sõjast. Konsolideerumisega tõusid nad Lääne-Euroopa kõige võimsamateks kuningriikideks. 1494. Aastal tungis Prantsusmaa Itaalia poolsaarele, kus Hispaanial olid ulatuslikud alad lõunas. See sütitas 2 suurvõimu vahel kibeda rivaalitsemise, mis kestis üle 150 aasta. Hispaania ja Prantsusmaa olid Itaalia sõdades vastamisi 65 aastat, mis lõppesid 1559. aastal Hispaania võiduga ja ülemvõimuga Itaalias, valitsedes Sardiiniat, Sitsiiliat, Napolit ja Milanot. Varsti pärast seda lõhestasid Prantsusmaad ususõjad, mille ajal sekkus Hispaania katoliikliku liiga nimel, saates 1580. ja 1590. aastatel vägesid Prantsusmaale. Kui 1598. aastal rahu taastati, järgnes lühike paus, enne kui need 2 suurvõimu taas kokku põrkasid, seekord vastaspooltel 30-aastases sõjas, mis puhkes 1618. aastal. Selle ajal laienes nende rivaalitsemine Põhja-Itaaliasse, Mantova hertsogiriigi pärast ning ka Hispaania enda aladele, kuna Prantsusmaa toetas 1640. aastatel Portugali ja Kataloonia ülestõuse. Paljuski kujundas Prantsuse-Hispaania rivaalitsemine Lääne-Euroopa rahvusvahelist poliitikat 1490. aastatest kuni 1650. aastateni. See kestis kuni Maria Theresa ja Louis XIV abielu kokkuleppimiseni. Konflikt Prantsusmaa ja Hispaania vahel oli nii terav, et isegi pärast seda, kui ülejäänud Euroopa suurriigid olid omavahel rahu sõlminud ja 30-aastane sõda 1648 aastal lõppes, jätkasid prantslased ja hispaanlased võitlust. Aga 1650-ndateks olid hispaanlased kurnatud. Nad kaotasid kontrolli Portugali üle, mille nad olid omandanud 1590. lõpus ja mis nüüd taas iseseisvaks riigiks sai ning suutsid vaevu maha suruda Kataloonia ülestõusu. Seega leppisid nad 7. novembril 1659 Prantsusmaaga kokku Püreneede rahulepingus, mis allkirjastati 2 riigi vahelisel mägipiiril. Lepingu tingimuste kohaselt pidi Hispaania loovutama Prantsusmaale alasid Hispaania madalmaades ning rahu kindlustamiseks sõlmiti ka abieluliit. Tingimuste kohaselt nõustus Felipe Nalja andma oma tütre Maria Theresa naiseks Prantsusmaa kuningale Louis XIV. Mõte oli selles, et pärast 165 aastat peaaegu pidevat sõda prantslaste ja hispaanlaste vahel tooks abieluliit kaasa püsivama rahu. Eriti vajas sellist kokkulepet Hispaania, kelle riigikassa oli tühi ja kes oli allakäigu teel, kuna nad olid 16 ja 17 sajandil pidanud pidevalt kulukaid sõdu. Kuigi Pürenee rahulepingus lepiti kokku 1659. aasta novembris, toimus ametlik allkirjastamine ja 2 monarhi kohtumine 7. juunil 1660.
Maria Theresa saatis oma isa ning suurt saateskonda Hispaania õukondlasi ja ministreid, kes suundusid Püreneedesse, et allkirjastada leping seal Fasanisaarena tuntud tillukesel saarel Vidasoa jõe ääres piiril. Seel kohtus ta oma tulevase abikaasaga, kes juba andis märku oma kavatsusest valitseda absoluutse monarhina, keeldudes parlamendile tuginemast ja esitades end Jumala valitud esindajana Prantsusmaa valitsemiseks. Kui Louis oma tulevast pruuti esimest korda nägi, oleks ta märganud väikest täidlase kehaehitusega naist, heleda naha ja blondide juustega, kes vastas tolle aja ilustandarditele. Erinevalt paljudest Habsburgidest ei olnud ta pärinud põlvkondade pikkuse sugulaste vahelise abielu tõttu tekkinud silmatorkavaid näojooni, peamiselt tänu oma emale. Siiski olid tal halvad hambad, mis olid tingitud tema armastusest maiustuste ja kuuma šokolaadi vastu. Huvitaval kombel olid mõlemad 21-aastased, peaaegu täpselt sama vanad. Louis sündis 5. septembril 1638, vaid 5 päeva enne Maria Theresiat. Selleks ajaks, kui nad kohtusid, oli Louis olnud Prantsusmaa kuningas juba 17 aastat, olles pärinud trooni 1643 aastal, kui ta polnud veel 5-negi. Pärast kohtumist Fasanisaarel ületasid kiilatud paar piiri. Seal jättis Maria Theresa oma isaga lõplikult ja südantlõhestavalt hüvasti. Mõlemad teadsid, et nad ei kohtu enam kunagi. Lahkumisel tuletas Felipe IV oma tütrele meelde tema uut saatust. Sa pead unustama, et oled infanta ja mäletama ainult seda, et oled Prantsusmaa kuninganna. 1660 aasta 9. juunil abiellusid nad Prantsusmaa territooriumil asuvas väikeses Saint-Jean-de-Luz'i linnas, tehes Maria Theresast Prantsusmaa kuningannaks. Seejärel liikusid nad suve jooksul aeglaselt põhja poole ja tegid oma piduliku sisenemise Pariisi alles 26. augustil 1660. mil Prantsusmaa pealinna rahvas tuli massiliselt oma uut kuningannat tervitama. Maria Theresa abielu juures väärib märkimist kummaline asjaolu. Ta abiellus oma topeltnõbuga. Vaatamata Prantsusmaa ja Hispaania aastate pikkusele vaenulikule suhtele olid nad omavahel lähedalt sugulased. Louis' ema oli Austria Anna. Anna isa oli Felipe Terma Hispaaniast, Maria Theresa vanaisa. Veelgi enam, kuna Hispaania ja Austria kuningakodade vahel oli tõsine sugulusaretus, mis olid Habsburgide dünastia 2 eraldi haru, oli Maria Theresa Louis'ga seotud ka muul keerulisel moel. Asja veelgi keerulisemaks tegi see, et Maria Theresa ema, Elisabeth, oli Louis XIV tädi. Nii olid mõlemad Euroopa kuningliku sugulusaretuse tulemus ning see intsestlik liit süvendaks seda veelgi. Õnneks pääsesid nende lapsed halvavast sugulusaretusest, mis vaevas teisi Hispaania ja Austria Habsburge, kuid see võis neid mõjutada muul viisil, nagu me varsti näeme. Maria Theresa jäi esimest korda rasedaks vaid mõni kuu pärast abiellumist Louis'ga. 1. novembril 1661, vähem kui 17 kuud pärast nende pulmi, sünnitas ta nende esimese lapse, poisi, kellele pandi isa järgi nimeks Louis. Ta elas üsna tervisliku ja pika elu. Maria Theresa ei olnud aga oma järgmiste lastega nii õnnelik. 2 tütart, Anne Elisabeth ja Marie Anne, sündisid vastavalt novembris 1662 ja novembris 1664. Traagilise kokkusattumusena surid mõlemad 6 nädala vanuselt, vastavalt detsembri lõpus 1662 ja detsembri lõpus 1664. 3. laps, kes ristiti oma ema järgi Marie Theresiks, elas 5-aastaseks, kuid ka tema suri märtsis 1672 arvatavasti tuberkuloosi tagajärjel. Veel 2 poega, Philippe Charles ja Louis François, sündisid vastavalt 1668 ja 1672 aastal ning mõlemad surid samuti imikueas. Seega 6 lapsest, kelle Maria Therese sünnitas, jäi täiskasvanuks ellu vaid 1, tema esmasündinu. Kuigi kõrge imiku suremus oli 17. sajandil tavaline, nagu näeme ka Suurbritannia kuninganna Anne'i traagilistest kogemustest, olid Maria Theresi kaotused eriti rasked. Tema laste nõrkus võis olla tingitud mitte ainult tolle aja meditsiinipiirangutest, vaid ka tema tugevalt suguluses olnud suguvõsast ja abielust topeltnõbuga, mis võimendas neid pärilikke nõrkusi. Maria Theresi valitsemisaeg Prantsusmaa kuningannana oli omapärane.
ta meeldis nii oma abikaasale kui ka õukonnale ning teda kirjeldati kui heldet, ebausklikku ja oma abikaasasse sügavalt armunud naist. Ta tegi kõik, et oma abikaasale meele järele olla, võttes omaks Prantsuse õukonna moevoolud ning osaledes pallidel ja pidustustel, hoolimata oma loomupärasest tagasihoidlikkusest. Oma vaba aega veetis ta oma Hispaaniast pärit õuedaamide, kääbuste, väikeste koerte ja armastatud šokolaadi seltsis. Ta kandis sageli kõrgeid kontsi, et kompenseerida oma väikest kasvu, kuid oli kohmakas ja kukkus tihti. Ometi pandi tema pühendumus iga päev proovile. Louis, parandamatu naistemees, hoidis nii Pariisis kui ka hiljem vastvalminud Versailles palees mitmeid armukesi. Maria Theresa põlgas paljusid neist ja nuttis sageli salaja, kuid ta pigistas selle suhtes teadlikult silma kinni, kunagi ei astunud talle avalikult vastu. Et oma truudusetust mingil määral heastada, korraldas Louis sageli komöödiaetendusi, eriti Hispaania komöödiaid, mida ta teadis, et Maria Theresa armastab. Olles ümbritsetud Prantsuse aadlikest, lõi Maria Theresa lähedase sideme oma ämmaga, Austria Annaga, Louis 13 lese ja oma Habsburgist nõuga. Koos Annaga sai Maria Theresa rääkida hispaania keeles, palvetada, külastada kirikuid ja teha heategevustööd eemal Prantsuse õukonna uudishimulikest pilkudest. Ta kutsus teda hellitavalt teaks, kuid Anna surm 1666 aasta jaanuaris oli ränk kaotus, võttes temalt olulise liitlase ja kaitsja. Pärast Anna surma ei vaevunud Louis enam oma armulugusid varjama, eriti pärast seda, kui ta 1666 aasta sügisel sattus Madame de Montespan'i mõju alla. Lisaks sellele oli tema peamine roll kuninga abikaasana püüda vahendada suhteid Prantsusmaa ja Hispaania vahel. Tema abikaasa oli otsustanud oma kuningriiki laiendada ja soovis lõpuks idapiiri viia kuni Reini jõeni madalmaades ja Lääne-Saksamaal. See oleks paratamatult toonud Prantsusmaa taas konflikti Hispaaniaga, kes kontrollis endiselt Hispaania madalmaid, mis kattusid sisuliselt tänapäeva Belgiaga. Hispaanlased kontrollisid samuti Franche-Comté'd ehk vaba maad, mis asub tänapäeva Ida-Prantsusmaal. Maria Theresa sattus väga raskesse olukorda. 1667 aasta mais, kui tema abikaasa alustas sõda tema kodumaa vastu, et neid maid endale nõuda. Devolutsioonisõda oli lõpuks lühike konflikt, milles prantslased vallutasid Hispaania madalmaad. 1668 aasta maiks sõlmiti rahuleping, mille kohaselt loovutas Hispaania suure osa Hispaania madalmaades Prantsusmaale. Rahutingimused oleksid võinud olla Hispaania jaoks veelgi karmimad, kui Maria Theresa poleks suutnud oma abikaasa nõudmisi leevendada. Maria Theresa ei elanud vanaduseni. 1683. Aasta juulis tekkis Maria Theresal tõsine mädanik kaenlaal. Seejärel tõusis palavik ja tema arstid otsustasid tolle aja tavapärase meditsiinilise protseduuri ehk verelaskmise kasuks. Lõige võis tabada suurt veeni või arterit ning Maria Theresa suri protseduuri tagajärjel 30. juulil, olles 44 aastane. Tema viimased sõnad olid: sellest ajast, kui olen olnud kuninganna, on mul olnud vaid üks õnnelik päev. Louis XIV abiellus peagi ühe oma kauaaegse armukesega salaja, kuigi abielu ei tehtud kunagi avalikuks ja neil ei olnud ühtegi seaduslikku last. See tähendas, et Maria Theresia ainus ellujäänud laps jäi ainsaks troonipärijaks. Suur Dauphin ehk suurprints, nagu teda tunti, elas kuni 1711 aastani. Siiski ei elanud ta üle oma isa Louis XIV, kes elas kuni 1715 aastani. Lõpuks, kui ta suri, sai troonile Maria Theresia lapselapselaps, suure Dauphini pojapoeg, kellest sai kuningas Louis XV. Hispaania kuningliku perekonna otsene liin suri välja 1700 aastal, kui Maria Theresia poolvend Carlos II suri oma 30ndate lõpus osaliselt tõsise veresuguluse põhjustatud terviseprobleemide tõttu. Kui ta suri, sai Anjou Philippist, suure Dauphini pojast ja Maria Theresia pojapojast, Hispaania kuningas Felipe V. Seega aitas Maria Theresia abielu Louis XIV 1660 aastal, mitte ainult kindlustada rahu Prantsusmaa ja Hispaania vahel, vaid 40 aastat hiljem tõi see kaasa selle, et Prantsuse kuningliku perekonna liige sai Hispaania kuningaks. Meie 4. loo jaoks läheme tagasi 16. sajandi keskpaika.
Austria Anna sündis 2. novembril 1549 Sigalesis Valladoliidi lähedal Hispaanias. Tema isa oli tulevane Püha Rooma keiser Maximilian II, Ferdinand esimene poeg, Austria ertshertsog ning Ungari, Böömi ja Horvaatia kuningas, kes sai Püha Rooma keisriks 1556. aastal. Maximilian päris oma isa ulatuslikud tiitlid pärast tema surma 1564 aastal, kindlustades oma koha Euroopa võimsaimate valitsejate seas. Kuigi Anna oli Austria perekonnast, sündis ta Hispaanias, sest tema isa viibis seal pikemalt, olles 1548 aastal abiellunud. Maria, kes oli ei keegi muu kui Karl Veite, Püha Rooma keisri, Hispaania kuninga ja kogu Euroopa mõjukaima monarhi tütar. Nagu võisite arvata, olid Anna vanemad omavahel lähedalt sugulased. Nad olid täis nõud, sest nende isad, Karl Veive ja Ferdinand esimene, olid vennad, mõlemad kuulsast Habsburgide dünastiast. Tema vanemate abielu oli üks esimesi abielusid Austria ja Hispaania Habsburgide harude vahel, liit, mis sõlmiti poliitilise tugevuse nimel. Kuid see oli ka üks neist, mis järgmisel sajandil aitas kaasa sugulusaretusele, mis hakkas suguvõsa vaevama. Anna veetis oma varasemad eluaastad Hispaania õukonna hiilguses, olles ümbritsetud tseremooniatest, võimust ja impeeriumi suurejoonelisusest. 9 imikujast ellu jäänud lapsest vanimana sai ta kiiresti oma isa hellitatud lemmikuks. Nendel aastatel valitses tema ema Maria koos oma uue abikaasa Maximilianiga Hispaaniat reegendina, samal ajal kui tema enda isa, võimas Karl Veite, oli hõivatud Kesk-Euroopas, pidades väsimatut võitlust protestantliku reformatsiooni mahasurumiseks Saksamaal. Maria regendiaeg kestis kuni 1551 aastani, mil tema vend, prints Felipe, naasis Kesk-Euroopast, et võtta isa äraolekul üle valitseja kohustused. Nüüd, kui Felipe oli võimu üle võtnud, said Anna vanemad vabalt naasta Austriasse, kus Anna kasvas üles ja sai hariduse Viini hiilguses kogu 1550. aastate vältel. Kuigi ta oli liiga noor, et mäletada oma varaseid aastaid Hispaanias, ei suutnud õukondlased kunagi unustada keiserlikku last, kes oli nende seas sündinud. Väikest printsessi, kelle saatus oli juba seotud Euroopa suurvõimudega. Enne kui sukeldume sügavamalt Anna ellu ja sellesse kummalisse saatuslikku abielusse, mis tema elu määras, peame mõistma tormilist maailma, kus tema lugu lahti rullus. 16. sajandi Euroopa nägi välja hoopis teistsugune kui tänapäeval. Seal valitsesid rivalitsevad suurriigid, pidevalt muutuvad liidud ja dramaatiline poliitika. Saksamaa ei olnud veel ühtne riik, vaid koosnes sadadest väikestest riigikestest, hertsogiriikidest ja vabalinnadest, mis kuulusid Püha Rooma keisririigi lõdvaraamistikku. Iidas laiutas tohutu Poola-Leedu ühisriik, samal ajal kui Itaalia oli jagatud 10 rivaalitsevateks riikideks, sealhulgas paavstiriik, Veneetsia vabariik ja hulk teisi hertsogiriike, kes pidevalt võitlesid ülemvõimu nimel. Selle killustatud maastiku keskel tõusid teistest esile 2 hiiglast, Hispaania ja Prantsusmaa kuningriigid. Kibedas võitluses Euroopa ülemvõimu pärast oli nad aastatel 1494–1559 pidanud lakkamatuid sõdu Itaalia kontrolli üle. Hispaania jaoks oli eluliselt tähtis hoida tihedad sidemeid Habsburgide Austria haruga, et ohjeldada Prantsusmaa ambitsioone. 1560. aastate lõpuks oli see liit muutunud tähtsamaks kui kunagi varem. Madalmaades, tänapäeva Belgia ja Hollandi aladel, oli puhkenud äge ülestõus, mis ohustas Hispaania kontrolli ühe tema rikkaima territooriumi üle. Kui kuningas Felipe II püüdis säilitada oma impeeriumi rahu, otsis ta võimalusi tugevdada sidemeid oma Austria sugulastega. Ja just sellest dünastilisest vajadusest ja poliitilisest strateegiast sündis abielu, mis kujundas Anna saatuse. Alguses polnud Anna üldse mõeldud Felipega abielluma, nii et kuidas see juhtus? Madridi ja Viini Habsburgide õukondadel oli mõttes hoopis teistsugune liit, mis tugevdaks nii perekonda kui ka impeeriumi. Plaani kohaselt pidi Anna abielluma oma esimese nõbu Asturiases printsi Don Carlosega, kes oli kuningas Felipe II ja tema esimese naise Portugali Maria Manueli ainus poeg. Kuningliku Euroopa standardite järgi polnud selline abielu sugugi šokeeriv. Abielud nõbude vahel olid tavalised diplomaatilised vahendid, mille eesmärk oli siduda kuningriigid lojaalsuse ja vere kaudu ning see traditsioon püsis Euroopa kuninglikes peredes sügavale 20. sajandisse. Don Carlos ja Anna olid isegi vanuselt üsna lähedased. Carlos oli temast vaid 4 aastat vanem.
paar, mis tundus vähemalt paberil nii poliitiliselt kui ka isiklikult hästi sobivat. Anna polnud aga sugugi Don Carlose ainus võimalik pruudikandidaat. Juba 1559 aastal, kui Hispaania ja Prantsusmaa pidasid läbirääkimisi pikaajaliste Itaalia sõdade lõpetamiseks, tehti plaane, et Carlos abiellub Prantsuse printsessiga. Samal aastal kihlus ta Elisabeth de Valois'ga, Prantsusmaa kuninga Henri Teigne vanima tütrega. Kuid dünastilise diplomaatia ootamatu pöördena abiellus Elisabeth kiiresti hoopis Felipega, olles osa laiemast pingutusest kahe rivaalitseva kuningriigi vahel rahu kindlustada. Noorele printsile pakuti seejärel välja veel 3 pruuti, sealhulgas veel üks prantslanna, kuid Prantsusmaa vajus peagi katoliiklaste ja protestantide vahelisse ususõtta, mis põhjustas nende plaanide kokkuvarisemise. 1560 aastate keskpaigaks, kui välismaised abielud polnud enam võimalikud, lepiti lõpuks kokku, et Don Carlos abiellub oma nõbu Annaga. Kuid Hispaanias ei olnud kõik hästi. Kui Anna kasvas Viinis teismeliseks, uskudes, et abiellub mõne aasta pärast oma nõbuga, võtsid sündmused 100 kilomeetrite kaugusel tumedama pöörde. Don Carlos, kes oli kunagi olnud paljutõotav troonipärija, oli alates teismeast vaelenud palavike ja salapäraste terviseprobleemide käes. Siis, aastal 1562, sai ta peavigastuse pärast trepist kukkumist ning hoolimata rida kummalistest ja sageli jõhkratest meditsiinilistest ravimeetoditest hakkas tema psühholoogiline seisund halvenema. Kui Don Carlos jõudis 20. eluaastatesse, oli ta kurikuulus vägivaldsete emotsionaalsete puhangute, ettearvamatu käitumise ja muret tekitava ebastabiilsuse poolest. Tema teod muutusid üha ohtlikumaks. Ta võttis salaja ühendust oma isa võimuvastastega, sealhulgas madalmaade Hollandi mässulistega. Hirmununa tema hoolimatu trotsi pärast võttis Felipe II ette äärmuslikud meetmed ja lasi oma enda poja 1568 aasta alguses vahistada. Sellega purunes igasugune lootus Anna ja Don Carlosi vaheliseks abieluks järsult ja pöördumatult. 24. juulil 1568 suri Don Carlos vangistuses olles. Ka tänapäeval püsivad kahtlused. Paljud usuvad, et tema isa näljutas ta surnuks, olles otsustanud takistada pojal muutumast mässu sümboliks. Kuigi see katastroof lõpetas ühe võimaliku liidu, ei kustutanud see mõtet, et Anna võiks abielluda Habsburgide suguvõsa sees. Selle asemel võttis plaan tumeda ja ootamatu pöörde, luues aluse üheks selle ajastu kõige erakordsemaks abieluks. Kui Don Carlos suri 1568 aasta suvel, oli Felipe II abielus mees, kuigi tema praegune naine oli juba tema 3. Tema esimene naine, Don Carlos ema, Maria Emanuela Portugalist, suri 4 päeva pärast sünnitust tugeva verejooksu tõttu. Felipe, teine naine, Maria Tudor, Inglismaa ja Iirimaa kuninganna, suri 1558 aastal, kahtlustatava mao- või emakavähi tõttu ning neil ei olnud lapsi. Seejärel abiellus ta 1560 aastal Prantsuse printsessi Elisabeth de Valois'ga. Pärast keerulist sünnituslugu suri ta 3. oktoobril 1568 pärast surnult sündi, 10 nädalat pärast Don Carlose surma. Kõik see jättis Felipe II meeleheitlikku olukorda. Ta oli kaotanud nii oma troonipärija kui ka abikaasa. Tema 3. abielus sündisid ainult tütred ning pärast Don Carlosi ja Isabel de Valois üksteisele kiiresti järgnenud surma jäi kuningas ilma meesjärdlaseta. Ja nii tegi Felipe sammu, mis šokeeris Euroopat. Ta tegi mõeldamatu ettepaneku. Kui Don Carlos ei saanud enam Annat naiseks võtta, siis ehk peaks tema ise oma õetütre endale naiseks võtma. Hämmastaval kombel nõustus Anna isa sellega. Nii abiellus 20-aastane Anna oma 43-aastase onuga volituse alusel 1570 aasta mais, kui ta oli veel Viinis. See trotsis mitte ainult tavasid, vaid ka paavst Pius Veite vastuväiteid, kes oli šokeeritud Felipe plaanist abielluda oma õetütrega. Siiani oli Anna ja Felipe abielu eksisteerinud vaid paberil. Nad abiellusid volituse alusel, samal ajal kui tema viibis Austrias ja Felipe valitses Hispaaniast. Kuid 1570 aasta sügisel oli lõpuks aeg tal reisida Pürenee poolsaarele, kus teda ootas ees suur pidulik tseremoonia. Ta reisis koos suure saatjaskonnaga, kuhu kuulusid tuttavad näod Viinist, kes nüüd saatsid teda Hispaaniasse ja jäid tema kõrvale.
see oli kuningakodades tavaline tava, et pakkuda järjepidevust ja lohutust pruutidele, kelle elu oli järsku ümber pööratud ja kes saadeti elama võõrale maale. Tee Hispaaniasse oli pikk ja täis pinget. Anna saatjaskond reisis maismaad mööda läbi madalmaade, enne kui nad laevaga Pürenee poolsaarele suundusid. Tee peal kohtasid nad nii Hollandi rahva rõõmuhõiskeid kui ka vaenulikkust. Pahaendeline algus abielule, mis oli juba poliitiliste intriigide poolt varjutatud. Reis toimus hiljuti puhkenud Hollandi ülestõusu taustal, mis oli vallandunud 1568 aastal pärast aastaid kestnud rahutusi Hispaania Habsburgide valdustes. Tee peal sattus printsess diplomaatilisse skandaali, kui Hispaanias ülestõusus osalemise eest vangistatud Hollandi aadliku Floris von Montmorency sugulased palusid Annal tema nimel sekkuda. Pärast nädalaid merel jõudis ta Hispaaniasse 3. oktoobril 1570 ja esitas ametliku palve tema elu säästmiseks. Kuid enne, kui ta jõudis kuningani, hukati Flores salaja 16. oktoobril. Enamik ajaloolasi usub, et Felipe käsul ta kägistati surnuks. Kõigi andmete kohaselt kohanes Anna Hispaania eluga üllatavalt hästi. Teda tervitasid paljud, kes mäletasid teda imikuna ja tema kohalolek tõi jäiga ja sageli tõsise Hispaania õukonda elus ära. Elav, rõõmsameelne ja särtsakas Anna leevendas mõningaid lämmatavaid formaalsusi, mis olid kaua iseloomustanud Felipe valitsemisaega. Anna sai ka Felipe kõige armastatumaks abikaasaks. Diplomaadid teatasid, et kuningas oli tõeliselt armunud oma noorte abikaasasse ja erinevalt paljudest oma eelkäijatest ei ole tema abielu ajal teada ühtegi armukest. Felipe külastas väidetavalt tema magamistuba iga päev ning paar oli väga lähedane ja neil olid ka sarnased iseloomud. Varsti jäi ta rasedaks ja 1571 aasta detsembris sündis nende esimene poeg. Talle pandi nimeks Ferdinand Anna vanaisa järgi ja talle anti Asturia printsi tiitel, mida Don Carlos oli hoidnud kuni oma kahtlase surmani mõned aastad varem. Kuid ta ei elanud täiskasvanueani. 1578 aasta oktoobris suri ta tõenäoliselt düsenteeriasse. Kahjuks määras Ferdinandi saatus Anna ja Philippi tulevaste laste saatuse. Veel üks poeg nimega Carlos sündis 1573 aastal, kuid suri vähem kui 2 aastat hiljem 1575 aastal. Teine poiss nimega Diego sündis 1575 aastal. Kuna Ferdinand oli sel ajal veel elus, näis see troonipärimise kindlustavat, sest troonijärjekorras oli lühikest aega 2 tervet poega. Kuid kui Ferdinand 1578 aastal suri, sai Diegost troonipärija. Ta elas oma ema üle, kuid suri samuti noorelt rõugetesse 1582 aastal. Paaril oli ainult üks tütar, Maria, kes sündis 1580 aastal ja suri 1583 aastal. See tähendas, et ainult üks nende 5 lapsest, poeg nimega Philip oma isa järgi, elas täiskasvanueani. Ta sündis 1578 aastal ja temast sai pärija, keda Philipp II oli soovinud, isegi selleni välja, et ta abiellus oma enda õe või venna tütrega. Nagu mainitud, oli Philippil ja Annal väga hea suhe, hoolimata nende vanusevahest ja sugulussidemetest, ning ta oli isegi armastav ema oma kasutütardele, Philippi ja Elisabeth de Valois abielust sündinud tütardele. Siiski sai Annast peagi 4. Philippi naine, kes suri enneaegselt. 1578. Aastal suri Portugali kuningas Sebastião I Põhja-Aafrikas, kui ta sõdis Maroko moslemite vastu. Ta oli vaid 24-aastane ega olnud tal lapsi. Teda järgis lühikest aega Portugali kuningas Henry I, kuid Henry oli kiriku kardinal ega olnud tal samuti lapsi. Kui ta 1580. aastal suri, järgnes troonipärimiskriis ja Felipe nõudis Portugali trooni. See vaidlustati ning oma nõude kindlustamiseks suundusid Felipe, Anna ja Hispaania õukond 1580 aasta septembris Portugali. Teoorias oli Anna lühikest aega, mõne nädala jooksul 1580 aasta hilissügisel Portugali kuninganna. See oleks siiski olnud vaid lühike periood. Teekonnal Portugali või pärast sinna jõudmist haigestus ta raskekujulisse grippi ja jäi raskelt haigeks. Ta suri selle haiguse tagajärjel Badagiosi linnas 26. oktoobril 1580, nädal enne oma 31. sünnipäeva.
kuigi ta maeti algselt Portugali, viidi tema säilmed hiljem tagasi Hispaaniasse ja sängitati Escoriali palee kuninglikku krüpti. Tema abikaasa Felipe ei abiellunud enam kunagi ja elas kuni 1598 aastani. Lõpuks reisime Austriasse, 16. sajandi algusesse. Austria Elisabeth Habsburgide dünastiast sündis 9. juulil 1526 Linzi linnas Ülem-Austrias. Ta oli esimene laps Austria ertshertsogi Ferdinand I ja Böömi ning Ungari Anna abielust. Nad olid abiellunud 5 aastat varem ning Habsburgide õukonnas kasvas mure, et Anna ei pruugi olla võimeline lapsi saama. See oleks olnud probleemiks igale kuninglikule ja aristokraatlikule suguvõsale varauusaegses Euroopas, ajal, mil abielude eesmärk oli toota meesjärglasi ja tütred olid mõeldud abieluliitude sõlmimiseks. Õnneks üksildasele noorele printsessile näis Elisabethi saabumine vallandavat lausa uue elutulva keisarlikus lastetoas. Varsti kajasid paari kunagi vaiksed koridorid vastsündinud printsesside ja printside nutust. Ertshertsoginna Anna sünnitas kokku 15 last, mis on hämmastav arv, ja imekombel elas enamik neist täiskasvanu eani, trotsides 16. sajandi lapsepõlve surmavaid ohte. Noor Elisabeth veetis oma lapsepõlve Innsbrucki Hofburgi palee suursugustes, kuid varjulistes saalides. Teda ümbritsesid teadlased, õukondlased ja vagalt pühendunud majapidamise vaikne tõsidus. Ta kasvas üles õhkkonnas, kus õppimine oli nii privileeg kui ka kohustus. Tema vanemad, Ferdinand ja Anna, olid teadmiste suhtes kirglikud ning hoolitsesid selle eest, et Elisabeth ja tema õed-vennad saaksid põhjaliku hariduse keeltes, kunstides ja katoliku usus. Ta omandas saksa, itaalia ja prantsuse keele, kuid kummalisel kombel mitte poola keelt, mis oleks tema traagilises tulevikus osutunud palju kasulikumaks. Tema päevad olid täidetud palvete, õppetundide ja klavessiinide meloodiatega, samal ajal kui tema isa tuline pühendumus ei jätnud kuulujuttudele ruumi. Kui ta avastas, et üks tema õpetajatest oli kardinalide üle nalja visanud, vandus ta, et laseb igaühe, kes levitab luteri ideid, hukata. Elisabethi maailm koosnes raamatutest, muusikast ja usust. Maailm, mis oli rajatud eelnevate põlvkondade teadmistele ja avastustele. Umbes aastal 1530 või 1531, kui Elisabeth oli 4- või 5-aastane laps, maalis Austria õukonna maalija Jakob Zeiseneger temast esimest korda portree. Maaliil on tänapäeval näha näiliselt õnnelikku ja tervet noort tüdrukut, kellel on punased põsed ja õrn loomus. Kuid Elisabethi lapsepõlveaastatel polnud kõik korras. Kasvades hakkas Elisabeth kannatama krampide all ning need muutusid aja jooksul hullemaks ja sagedasemaks. Tänapäeval arvatakse üldiselt, et Elisabeth oli epileptik. See oli seisund, mis oli 16. sajandil ümbritsetud saladuslooriga, ajal, mil meditsiiniline revolutsioon alles algas. Sellegipoolest oli teadlikkus kasvamas ja vähemalt mõisteti, et tegu oli tervisehäirega. Varasematel aegadel käsitleti epilepsiat peaaegu üleloomuliku seisundina. Sõltuvalt ajast ja kohast võidi seda tegelikult vaadata nii negatiivselt kui ka positiivselt. Näiteks mõnes kultuuris peeti seda jumalikuks needuseks. Teistes kultuurides arvati, et epilepsiahaiged on hoogude ajal ühenduses jumala või jumalatega. Meditsiiniteadmiste puudumine epilepsia kohta. 16. sajandi Euroopas heitis Elisabethi elule pika ja painava varju, sest kuigi mõned tunnistasid seda kui terviseprobleemi, ei mõistnud keegi tegelikult, mis temaga toimub. Nagu näeme, hakkas Elisabethi seisund Poolasse noore pruudina reisides üha enam kontrolli alt väljuma. Kuninglikud õukonnad täitusid sosinatega. Mõned väitsid, et teda mürgitati tema pahatahtliku ja kontrolliva ämma salajastel käskudel. Teised arvasid, et see oli kuradi käsi. Kuid tõde oli palju traagilisem. Ei olnud mürki, ei olnud vandenõu, oli vaid noore kuninganna keha, mis teda reetis, kui tema epilepsia vaikselt ja halastamatult süvenes. Enne kui me järgime Elisabethit tema saatuslikul teekonnal Poola, peame esmalt pöörama kella tagasi aastasse 1526, tema sünniaastasse. Vähem kui 2 kuud pärast tema sündi puhkes sõjakõmin Mohači juures, vaikses Ungari tasandikul Donau jõe lähedal. 29. augustil 1526 sai Mohači lahingust üks Euroopa ajaloo otsustavamaid kokkupõrkeid.
Pärast enam kui 2 sajandit kestnud väsimatut laienemist Lähis-Idas läbi Türgi, Levandi, Egiptuse ja sügavale Balkani poolsaarele pööras Osmanite impeerium nüüd oma pilgu Kesk-Euroopa südamesse. Sultan Suleman de Persta juhtis suure armee Ungarisse ja kohtus seal märksa väiksema väega, mida juhtis Ungari kuningas Lajos II ning liitlasvägede ühendus, kuhu kuulusid Transilvaania ja Valahja vürstid ja isandad. Lahing lõppes mitte ainult türklaste võiduga ja nende edasise laienemisega põhja poole, vaid selle käigus hukkus ka kuningas Lajos II. Tema surm vallandas troonipärimisvaidluse, mis mõjutas Erzsébeti elu. Kasvades lapsena Linzis ja Viinis ei oleks ta üldse teadnud, et see saatuslik lahing 7 nädalat pärast tema sündi oli määranud tema elukäigu. Ungari kuningas Lajos II oli surres vaid 20-aastane ja tal ei olnud troonipärijat. Tema surmaga lõppes Jagelloonide kuningate otsene liin, kes olid Ungarit valitsenud alates kuningas Mattias Corvinuse surmast 1490 aastal. Lisaks oli Lajos II olnud ka Horvaatia ja Böömimaa kuningas. Samal ajal olid mõned maad, mida ta oli nimeliselt valitsenud, nüüd osmanite türklaste poolt okupeeritud ja jäidki selliseks sajanditeks. Mõnel juhul oli hind selle eest, kes teda troonil järgib, märkimisväärne. 3 erinevat krooni. Ungari, Böömimaa ja Horvaatia omad. Trooni peal oli 2 tugevat pretendenti. Elisabethi isa oli üks neist. Ferdinandi naist, Elisabethi ema, kutsuti põhjusega Böömimaa ja Ungari annaks. Ta oli nüüdseks surnud kuningas Lajos II õde ja Vladislav II tütar, kes valitses Ungarit, Böömi ja Horvaatiat kuni oma surmani 1516. aastal. Anna kaudu olid Ferdinandi lapsed, sealhulgas väike Elisabeth, Jagelloonide dünastia verepärijad, selle kuningliku liini elav jätk. Tema nõue ei tulenenud üksnes vallutustest või poliitikast, vaid ka verest endast, matrilineaarne sild, mis ühendas Habsburgid Kesk-Euroopa kaotatud kroonidega. Teiseks 3 trooni pretendendiks oli Jean Zapojo, Transilvaania vojevood. Ungari piirilähedase isandana nautis ta Ungari aadli toetust ning nad nimetasid ta Louis II järglaseks. Lisaks oli tal sugulussidemed Poola kõrgemate ringkondadega, kuningriigiga, kus Jagelloonide dünastia eraldi haru valitses nii Poola kuningriiki kui ka Leedu suurvürstiriiki. Kuigi vana Poola kuningas Sigismund I ei kavatsenud ise pretendeerida Ungari, Horvaatia ja Böömi troonidele, ei saanud ta Habsburgide laienemise ohtu eirata. Et ohjeldada nende kasvavat võimu, asus ta toetama Jaan Zapojot, Ferdinandi rivaali. Järgnes julm pärilussõda, mis kestis ühel või teisel kujul kuni Zapojo surmani 1540 aastal. Võitlus, mis muutis Kesk-Euroopa jõudude tasakaalu. Siin astubki pildile Elisabeth. Oma nõude kindlustamiseks teadis Ferdinand, et peab Poolaga kompromissi sõlmima. Jagelloonide dünastial polnud soovi ise Ungarit valitseda, kuid nad jälgisid murelikult, kuidas Habsburgide impeerium, kuhu kuulus ka Hispaania haru, mis ulatus Hispaaniast Ameerikani, muutus üha võimsamaks. Kuigi Poola oli 16. sajandil tugev riik, ei soovinud ta, et Habsburgid oma kombitsaid veelgi kaugemale itta, Böömimaale ja Ungarisse sirutaksid. Vähemalt soovisid nad Habsburgid neutraliseerida ja sõlmida liidu, kui Ferdinand peaks kindlustama oma võimu Ungaris ja Böömimaal. Ferdinandi diplomaadid alustasid peagi läbirääkimisi Poola õukonnaga, pakkudes välja abieluliidu, mille keskmes oli noor Elisabeth. See liit rahustaks Jagelloone, et kui Habsburgid on kindlustanud Böömimaa ja Ungari troonid, ei hakka nad enam Poola aladele tungima. Plaani oli lihtne. Elisabeth abielluks Poola noore kuninga ja Leedu suurvürsti Sigismund II Augustiga. Kuigi Sigismund oli veel laps, tehti temast 1529 aastal koos oma vananeva isaga kaasvalitseja. Abielu läbirääkimised algasid järgmisel aastal, 1530. aastal, ühendades Ferdinandi vanima tütre Poola krooniga. Ametlik leping allkirjastati sama aasta novembris, kuid Elisabeth oli vaid 4-aastane. Lepingu kohaselt pidi pulmad ootama, kuni ta saab 7-aastaseks, oodates paavsti luba, mis oli vajalik mitte ainult tema vanuse tõttu, vaid ka seetõttu, et nad olid esimese astme nõud ühe põlvkonna vahega. Aja jooksul plaan muudeti ümber. Abielu lükati edasi kuni 1540. aastate alguseni, mil Elisabeth oli jõudnud sobivama vanuseni.
Pärast aastaid kestnud keerulisi läbirääkimisi lahkus Elisabeth lõpuks Viinist 1543 aasta aprillis, olles vaid 16-aastane. 2 nädalat hiljem jõudis ta Krakowisse, kus kohtus esimest korda mehega, kellele ta oli olnud 13 aastat kiilatud. Sigismund II Augustiga, kes oli nüüd 22-aastane. Samal päevan abiellusid nad Waweli katedraali suursugususes. Elisabeth krooniti nüüd Leedu suurvürstinnaks ja Poola kuningannaks, millega kinnitati kauaoodatud poliitiline liit. Järgmised 2 nädalat möödusid Krakowis pidustuste, festivalide, pidusöökide ja ilutulestikega, tähistades seda, mida paljud lootsid olevat püsiva rahu koidik Poola ja Austria vahel. Kuid kogu selle hiilguse ja laulude varjus hakkas hargnema tumedam lugu, mis muudab selle kuningliku liidu peagi tragöödiaks. Kui pidustused lõppesid ja reaalsus kohale jõudis, muutus Elisabethi elu Krakowis tõeliseks õudusunenäoks. Tema tervis halvenes Poolasse reisimise ajal ning tal hakkas esinema üha rohkem hoogusid. Tema olukord abiellus oli aga veelgi hullem. Üks põhjusi, miks abielu lükati edasi kuni 1543 aastani, oli Sigismundi ema Bona Sforza äge vastuseis. Ta oli Itaalia aadinaine Sforza dünastiast, mis oli valitsenud Milano hertsogiriiki alates 15. sajandi keskpaigast. Bona oli Poola õukonnas terav ja mõjuvõimas isiksus ning oli otsustanud takistada Habsburgide laienemist. Selle tõttu oli ta sellele abielule igal sammul vastu seisnud ning kui Elisabeth lõpuks kohale jõudis, muutis ta oma uue minija elu õnnetuks. Näiteks jätkas ta isegi pärast pulmi abielulepingu ja kaasavara tingimuste vaidlustamist. Elisabeth oli samal ajal noor ja arglik naine ning ämma suhtumine hirmutas teda. Kuid palee seinte taga olid veelgi sügavamad probleemid. Sigismundil polnud oma noore pruudi vastu eriti kiindumust ja ta ei pidanud Elisabethit isegi atraktiivseks, mistõttu hoidis ta endiselt mitut armukest ning kohtus nendega avalikult ka pärast abiellumist. Kaugel kodus tõi Elisabeth võõral õukonnal üksildaseks. Teda saatis vaid väike rühm austerlasi. Teda ümbritses vaenulik ämm ja abikaasa, kes pidas teda vaid diplomaatiliseks etturiks Kesk-Euroopa võimumängudes. Võib-olla oligi paratamatu, et tema tervis jätkas allamäge minekut. Õukondlased teatasid, et tema krambid olid muutunud sagedasemaks, samal ajal kui levisid tumedamad kuulujutud, et vana kuninganna Bonner mürgitab teda, kuigi mürgi kohta ei leitud kunagi tõendeid. Tema rasked olud äratasid paljudes kaastunnet ning Poola aadlikud imetlesid üldiselt tema graatsiat ja leebust, kuid isegi nende heatahtlikkus ei suutnud tema saatust muuta. Noor Elisabeth näis olevat hukule määratud juba hetkest, mil ta Poola jõudis. 1540. aastate keskpaigas laastas katkulaine Ida-Euroopat ja kuninglik perekond kasutas ainsat tol ajal kättesaadavat ennetusmeedet. Nad põgenesid linnast ja läksid maale. Mõneks ajaks suundus Sigismund koos oma lemmikarmukese Barbara Radzivilliga Leedu suurvürstiriigi pealinna Vilniusesse. Samal ajal reisis Elisabeth koos oma äia ja ämma Poolas ringi. Sigismund Sürme, nagu paljud teisedki, tundis Elisabethi olukorra vastu kaasa, kuid ta oli selleks ajaks juba eakas ja nõrk mees oma 70. lõpus ning ei saanud teda eriti aidata. Lõpuks taas ühines Elisabeth oma abikaasaga Vilniuses ning mees püüdis jätta mulje, et nende uus abielu on igati korras, et säilitada diplomaatilisi viisakusi Habsburgidega, kuigi tegelikult see nii ei olnud. Linnas halvenes olukord taas järsult. Elisabethi krambihood muutusid üha sagedasemaks ja hakkasid nüüd tema üldisele tervisele tõsist mõju avaldama. 1545. Aasta varasuveks oli selge, et ta oli kriisis. Meelehaitel kirjutati tema vanematele Austriasse ja nende arstid kiirustasid tema juurde, kuid oli juba liiga hilja. 15. juunil 1545 Vilniuses suri noor kuninganna oma haigusesse vaid 18-aastaselt. 3 nädalat enne oma 19. sünnipäeva. Õukond langes leinasse ja ta maeti 9 päeva hiljem Vilniuse katedraali. Sigismund, 2. august valitses Poolat kuni 1572 aastani, juhtides Poola ja Leedu suurvürstiriigi ametlikku ühendamist Poola-Leedu ühendriigiks.
Pärast lühikest teist abielu oma armukesega abiellus ta lõpuks 1553. aastal ühe Elisabethi noorema õe Katariina Austriaga. Lõpuks ei sündinud Sigismundi 3 abielust ühtegi last ja kui ta 1572 aastal suri, läks Poola kroon ajutiselt Prantsusmaa Valois kuninglikule dünastiale. 1575 aastal tõusis tema õde Anna Jakeelon troonile oma suguvõsa viimasena, pärast mida läks Poola-Leedu kroon Vaasa dünastiale. Nii et kogu Poola krooni hoolikas diplomaatiline sepitsus oli lõpuks olnud asjata. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot nende printsessi lugude kohta. Loodan, et need olid teile huvitavad. Ja eriline tänu kõigile minu kanali liikmetele, keda näete nüüd ekraanil. Nemad saavad eeliseid nagu varajane ligipääs, lisasisu ja erilised postitused ning tulevikus veelgi rohkem. Kui teil on ettepanekuid, andke neist teada allpool kommentaarides. Loodan, et olete minu kanalit tellinud ja teavitusmärguanded sisse lülitanud, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igal juhul, nagu alati, on see kõik minul praegu, nii et kohtume teiega järgmises unustatud elude osas. Aitäh!